tervist ka minu poolt ja tõepoolest antropoloogina näen ma väga tihti seda, kuidas me arendame targa tehnoloogia ja saame aru, et see tark tehnoloogia koos targa inimesega kõige paremini ei tööta. Aga kohe ma räägin sellest täpsemalt. Minu ametinimetuseks on antropoloog ja tihti see tekitab küsimus, sellepärast et võib-olla antropoloog seostub Indiana Jonesi filmiga, mõnele inimesele hoopis arheoloogia või andragoogikaga. Ma pean tunnistama, et ei käima ei aadreid jahtimas ja väljakaevamistel, kuigi inimestega on minu töö väga tihedalt seotud. Ja kui 100 aastat tagasi antropoloogid läksid kaugele üksikule saarele aastaks ajaks, õppisid ära keele, õppisid tegema kohalikku toitu ja käisid jahil näiteks, siis antropoloog tänapäeval mõnes mõttes teeb tõepoolest sarnast tööd. Aga meie põld või meie üksik saar on tegelikult näiteks hoopis üks tehnoloogia ettevõte. Või üks linn, üks küla. Mõned aastad tagasi viis minu töö mind Saaremaale, kus me uurisime nõudepõhist transporti ja kuidas nutikalt ellu viia siis selliseid kaasavaid transpordilahendusi. Ja saime aru, et selle nurgakiviks ei pruugi olla tehnoloogia, vaid hoopis üks naksakas pensionär, kes oma ajaga ja võib-olla Facebooki vahendusel leiab need inimesed, kes tahavad saada õhtul hilja Kuressaarest koju, aga ühistransport sellel ajal enam ei käi. Ja neid näiteid nii Eestist kui ka välismaalt ma teile toongi. Tegelikult ma tahan täna rääkida natuke pikemalt 2 uuringust. Äsja lõpetasime rakendusliku antropoloogia keskusega Putukaväila uuringu, ehk siis siin samal Tallinnas, et mida inimesed linnas teevad ja veel enam, mida nad ootavad ühelt targalt linnalt, mis on nende vajadused, hirmud, soovid. Ja me võime vaadata statistikat ja statistika on väga hea tööriist. Aga tihti statistika ei oska meile öelda, miks inimesed mingil viisil käituvad. Või veel enam, kui olukord muutub, kuidas nad siis käituksid. Või näiteks nende emotsioonid, tahtmised, mingisugused inimlikud pidepunktid on jäänud tegelikult kultuuris aastasadade jooksul üsna muutumatuks. Huvitaval kombel näiteks Nokia veel 15 aastat tagasi, kui Nokia oli tõepoolest turuliider. 15 aastat tagasi Nokia läks inspiratsiooni koguma just nimelt pärismaalaste juurde. Kohalikud rühmad, kelle jaoks mobiiltelefon oli ainukene tehnoloogiline vahend nende elus. Ja Nokia küsis, et mida te tahaksite selle telefoniga tulevikus teha? Ja sealt olid vastused, et ma tahaksin, et minu telefon oleks DVD-mängija. Ma tahaksin, et mu telefon oleks nagu raadio. Ma tahaksin, et mu telefon oleks videokaamera. Ja sellel hetkel see kõik tundus, et see ei ole tehtav. See on nii kaugel meie kaasaja tehnoloogiast, aga just nimelt see veel tänapäeval, näiteks Kongos, Lõuna-Afrikas, mitmes teises riigis, see vajadus ja see tõsiasi, et mobiiltelefon on sinu ainukene tehnoloogiline seade. Selline kontekstist väljaminek, teiste prillidega vaatamine annab mingisugust inspiratsiooni, mida ei saa arvuti tagant ja mida ei saa nendest andmetest, mis meil juba olemas on. Mis tegelikult antropoloogid ei ole ainult tööl olnud Nokias. Üks suurimaid antropoloogide tööandjad on olnud näiteks Microsoft, kes tahtis teada saada, kuidas inimesed operatsioonisüsteemi oma arvutisse laevad. Ja tuli välja, et tegelikult oluline, kõige olulisem asi võib-olla tehnoloogia inimeste puhul on see, et see peab olema lihtne. Te võiksite mulle vastata, aga see on ju, me teame seda kõik tarkvara arendajad ütlevad samuti, et me teeme asju hästi lihtsalt. Aga see, mis on saladus, on see, et inimeste lihtne ja tarkvara arendaja lihtne on 2 täiesti erinevat asja.
aga näiteks antropoloogia leiab ka NASA-st, sellepärast et seal antropoloogid üritavad või õigemini aitavad kaasa robotite ja kosmoselaeva meeskonna vahelist organisatsiooni kultuuri. Et kuidas see robot peaks siis kaasa aitama. Nii et täna ma räägin ka targast linnast ennekõike sellest perspektiivist, et kultuur on kõikjal ja kultuuri järgi täpselt samamoodi võib öelda, et on tarkvaraettevõtjate kultuur, on teie oma keel, on teie omad käitumisnormid. Nii ka igal linnaosal, võib-olla ka tänaval, rääkimata linnast, on oma kultuur ja selle kultuuri tundmaõppimine aitab meil teha paremaid otsuseid ka selles osas, millist tehnoloogiat on vaja. See, mida ma räägin, võib tunduda üsna lihtne ja täiesti arusaadav, aga kui me hakkame süvenema või et väga tihti ma näen, kuidas arendajad, tehnoloogia ettevõtted räägivad üsna teistsugust keelt kui nende kliendid. Ja võiks otse kui öelda, et me elame natuke erinevates maailmates nagu siin pildi peal, et ühed näevad lahenduses saart, lõpuks ometi on jõudmine saarele ja teine pool näeb, et lõpuks ometi on tulemas laevukene. Ja võib öelda, et olukord on sama, aga me näeme seda täiesti erinevatest vaatenurkadest ja meil on täiesti erinevad vajadused. Mulle väga meeldib Lindströmi tsitaat. Kui sa tahad teada, kuidas loomad elavad, siis sa ei lähe loomaaeda, sa lähed džunglisse. Ja seepärast ma viin teid ka endaga koos täna nendele inimestele lähedale, toon neile välja nende enda sõnad, lasen neile endal rääkida, mida nemad linnast või targast tehnoloogiast arvavad ja kuidas nad seda mõtestavad. Aga võib-olla veel enne, mida siis üks antropoloog teeb? Kõige olulisem, kõige tähtsam on meie jaoks minna sinna, kus inimesed päriselt on. Näiteks oma doktoritöös ma veetsin väga palju aega Soomes ehitusplatsidel, aru saamaks, kuidas Soome ehitaja käitub, mõtleb, tegutseb. Kui me räägime, et kui me uurime põllumehi, siis me paneme jalga kummikud ja lähme tõepoolest sinna traktori kõrvale, sellepärast et arendades põllumahele tehnoloogiat, seda ei saa võtta labori tingimustes. Kui me kutsume need inimesed Tallinnasse ühte ruumi kokku ja tahame teada, kuidas see äpp töötab nende traktoris, siis me saame ainult pooldut. Sellepärast, et seal keskkonnas, nende päris keskkonnas on tuul, seal on talv, seal on pori ja kindad ja seal ei ole internetiühendust näiteks. Ja need on asjad, mida me ei saa teada, kui me kutsume nad laborisse, kuidas nad käituksid. Veel olulisem, me kõik oleme sotsiaalsed inimesed. Me oleme loodud toimima klannina, rühmana, kogukonnana ja me üritame aru saada, kuidas see seltskond toimib tervikuna, kuidas inimesed üksteist mõjutavad, kuidas nende soovid üksteist mõjutavad. Ja just eelmises ettekandes mõtlesin sellele, et see on väga oluline vaadata, kuidas neuropsühholoogia toimub, et mida meie keha ütleb meie kohta. Aga meie keha ja närvisüsteem ja psühholoogia ütlevad üsna erinevaid asju, kui me oleme linnas kas üksinda või sõpradega. Kui me lähme kaaslasega kohvikusse või me tormame lasteaeda järgi oma nutvale lapsele. Need on kaks täiesti erinevat situatsiooni, linn on sama, müratase on sama, aga see, mis sotsiaalsed suhted meiega selles linnaruumis teevad, annab tegelikult pool kontekstist ja antropoloog seda üritabki aru saada. Leiab üles mustrid, kuidas inimesed suhtlevad, kuulab, kaardistab ja analüüsib, et näha neid korduvusi, mille põhjal saab teha samasuguseid otsuseid ja inimkesksemaid otsuseid teinekord, kui võib-olla meile ütlevad numbrid. Aga kui me küsime inimestelt siis, et milline üks tark linn on, siis üsna tihti nende vastused on üsna sarnased. Näiteks tervishoiu valdkonnas uuringuid tehes siis
kui me küsime, kuidas nad kasutavad digilugu ja näiteks ka Covidi vaktsiini aja broneerimist, siis inimestel tihti tuleb välja, et kindlam on ikka helistada registratuuri, sest internetis ju vabu aegu nii kiiresti ei kuvata. Või arsti saab ära rääkida ja mõnikord saab järjekorras vahele. Sellised väga inimlikud küsimused. Aga veel enam väga korduv on see, et kardetakse, et see tark tehnoloogia teeb tegelikult elu ebamugavaks. Ja et asjad ennekõike paistavad ilusad välja, mitte võib-olla ei ole ilusad. Aga veel enam, et mis siis, kui tehnoloogia muutub nii nutikaks, et lihtinimesed ei saa sellest aru. Kui me näiteks räägime nutikatest majadest, targast majast, siis üks meie informant ütles, et tema maja on nii tark, et ta ei taha seal selle tarkusega koos elada, sellepärast, et kui ta teeb suvel akned lahti, siis tark maja kaotab oma tarkuse ja enam ei suuda sealt neid keskkonda hoida. Et ta parema meelega eelistab mõnusat kodu, mis on võib-olla vähem tark. Nii et kui me mõtleme tehnoloogias, siis on väga palju erinevaid osapooli. Teie kindlasti teate arendaja poolt palju rohkem kui mina, et mis on need arendaja jaoks olulised aspektid, mis on tellija jaoks olulised aspektid, eriti kui tellijaks on linn või kohalik omavalitsus. Aga kui me mõtleme kasutaja peale, ta muidugi toob välja, et tema jaoks tehnoloogia peab olema kasulik, kättesaadav, kiire, usaldusväärne, mugav ja lihtne. Aga veel enam kasutaja jaoks ei ole kunagi küsimus ainult tehnoloogias. Tema valu on kusagil mujal. Ta ei hea meelega kusjuures ei kasutaks üldse tehnoloogiat. Aga kuna ta võib-olla saab tänu sellele midagi natukene paremaks teha, tema elu läheb sutsu mugavamaks, siis ta ikkagi korra vähemalt proovib. Nii et miks see kasutaja peaks siis tehnoloogiat kasutama? Hea näide, me suhtlesime Tartus ühe tarkvara arendusettevõttega ja nemad rääkisid meile toreda loo sellest, kuidas Tartu bussisüsteemide juures neil oli kindel plaan, et oleks vaja teha äpp, mis kuvab bussi tulemise aegasid. Ja nad läksid, mõtlesid, et nad uurivad natukene inimestelt, et mis nemad vajavad. Et esimese hooga tundus väga ju tore süsteem, et võtad äppi lahti, saad teada, mis kellast buss tuleb. Ja võib-olla see oli natukene enne seda, kui Google Maps seda nagu nii teeb. Ja nad said teada, et sellele puudub igasugune vajadus. Tartus inimesed kolivad ühte kohta, elavad seal võib-olla kas ülikooli aja, elavad seal mõnikord mitukümmend aastat. Nad teavad, mis kell buss tuleb. Nad ei vaja selleks äppi, mis ütleks, et buss tuleb iga 15 minuti tagant. Nii et enne kui midagi tehnoloogiliselt arendada, mis muidugi arendajate mõttes oli väga tore ja väga lihtsasti tehtav ja väga nagu asi, mida lisada bussi võrgu juurde. Selle asemel näiteks tõid hoopis need tablood, mis näitavad, palju buss hiljaks jääb. See on reaalselt oluline info või veel enam postide peale nupud, et nad ütleksid, et millal siis bussid on saabumas, mis oli väga kasulik just vanematele inimestele, kes ei näinud tabloode pealt lugeda. Ja kui me räägime tehnoloogiast, Melissa Kefkin, kuulus antropoloog, töötab Nissani juures ja aitab arendada isejuhtivaid autosid. Ja tema ütleb, et see on väga huvitav, kuidas me arendame isejuhtivaid autosid justkui kogu maailmale. Aga see, kuidas sõidab, ma ise olen Pärnust pärit ja see, kuidas sõidab pärnakas ja see, kuidas sõidab lätlane. 2 erinevat kultuuri. Inimesed on marus sellest, kuidas järsku ei ole 3. sõidurada Ikla piiripunktist Pärnuni. Et lätlased eelistavad sõita 3 reas, eestlastel on 2 ridu. Või veel enam, kui me mõtleme, milline on Põhja-Euroopa liikluskultuur, kuidas meil on ristmikel selline, ütleme, rahulik selline, lähed sina ees, lähen mina ees, annan sulle teed, sina mine, jalakäija palun üle teed. Ja paneme siia juurde näiteks Mumbai liikluse, mis on see signaal, 10 autot korraga, kes saab enne, see on hoopis erinevad liikluskeeled. Kuidas me õpetame, millist ühtset keelt
kas autodele peaks siis tekitama mingisuguse lingua franca sinna keskele, et üks keel, mida räägivad autod nii Põhja-Euroopas kui Indias. Ja veel enam, kuidas need autod omavahel suhtlevad sellel ajal, kui teede peal on isejuhtivad autod ja veel tavalised autod. Nii et mis on need tehnoloogias, need inimlikud aspektid on hästi olulised ja veel enam, kas me arendame tehnoloogiat sellepärast, et on tore tehnoloogia või seda on päriselt inimestele vaja. See, kuidas tehnoloogia töötab. Paar aastat tagasi oli mul võimalus ringi sõita Omniva pakikulleriga. Ja me tahtsime teada, kuidas pakiautomaadid töötavad üsna sellise sarnase seminari jaoks nagu täna siin. Ja kui ma küsisin oma ettekande alguses, et mis te arvate, kuidas teie pakiautomaadid töötavad, siis juhid, keskastme juhid ütlesid väga hästi. Meil on kõige parem pakiautomaatide süsteem. Pakikullerid näevad asja natukene teise nurga alt. Nimelt talvel pakiautomaadid ei töötanud. Õnneks on see, et ma saan rääkida sellest, sest see on paari aasta tagune uuring, nii et tänaseks on need asjad kõik parandatud. Aga et talviti pakiautomaat ei tööta, sest pakiautomaadil on paha tuju ja kleeps ei jää pakiautomaadile külge. Aga turundusosakonnale on see, tuleb igal aastal üllatusena, et meil on jälle talv ja lihtsalt ei jää kleepsud, mitte turundusosakonnale, aga siis arendusosakonnale, et kleepsud ei jää pakkide jälgi kinni. Või näiteks sõnad pakikuller, et see on Poola loogika, siin ei käigi asjad loogiliselt. Näiteks enamuse ajast tema töös, ta vajutab koodi sisse, saab paki numbri ja pakid või kapid siis avanevad selle järjekorra järgi, millal neid viimati kasutati. Tegelikult ju loogiline, et pakid oleks pakiautomaadi kõik aknad oleks kogu aeg ringluses. Aga see vaene pakiautomaadi mees, kes tema töö ongi 8 tundi neid pakke sinna automaati panna ja kui ta pool aega jookseb seal kapi eest, vasakule, paremale, ülesse, alla, külje peale, vasakule, ta kulutas seal kapi juures, iga kapi juures umbes pool tundi. Seda oleks saanud teha nii palju mõistlikumalt, seda oleks saanud teha nii palju süstemaatilisemalt, aga see on Poola loogika ja alati ei ole asjad loogilised. Omakorda ütles pakikuller, et kogu aeg näeb inimesi, kes toksivad koodi ja siis ütlevad, et see tehnika ei tööta. Ja siis ta viisakalt peab neid juhtuma, et teise firma pakiautomaadid on ümber nurga. Inimeste jaoks kõik pakiautomaadid on üsna sarnased pakiautomaadid, aga tema jällegi Omniva esindajaga tihti saab pahandada, et miks teie masin ei tööta. Ja see on huvitav ka, kuidas inimesed näevad tehnoloogiat ja kuidas näeb süsteemis sees olev tehnoloogia. Näiteks ta ütles, et tihti saadetakse pakk paberit, pakiautomaati või siis mobiiltelefon, aga see on naljakas, et olles käinud nende pakkide jagamiskeskuses, seal on kaos, seal on tuhandeid pakke, eriti kui me räägime jõuludest, kus on täis pakke ka põrand ja kõik lauad ja kõik muud pinnad, mis ei ole sugugi pakkide jagamiseks mõeldud. Nii et ja seda sama paberipatakat siis käitleb 5-6 erinevat inimest. Aga inimene ei näe tehnoloogia taha, ta ei kujuta ette, et tema patakas paberit võib minna selle teekonna jooksul kaduma. Aga kuidas on huvitav? See uuring näitab väga hästi, et kellele me anname sõna. Me tehnoloogia osas ka me tihti küsime, kuidas tehnoloogiat arendada nende inimeste käest, kes on tarkvaraarendajad või kes on terve eluaeg tehnoloogiaga töötanud. Siis antropoloog tegelikult keerab selle olukorra pea peale. Tuleb minna nende juurde, kes ei kasuta tehnoloogia. Tuleb anda see äpp kätte nendele inimestele, kes võib-olla esimest korda näevad nutitelefoni või esimest korda lähevad oma paki järgi. Neil on see võõras pilk, nemad saavad aru, mis ei tööta või vähemalt saab nendega koos aru, kuidas inimene väljaspoolt süsteemi seda kasutaks. Aga kui liikuda targa tehnoloogia juures, targa linna juurde, siis võib-olla põhiline sõnum minu tänasest ettekandest on see, et tark linn on rohkem kui tehnoloogia. Ja kui me rääkisime Tartu targa linna strateegiat tehes inimestega, siis
siis enne kõike targast linnast räägiti, et teeme selle linna selliseks, et ma tõesti tuleksin õhtul välja, jalutaks, et mul oleks seal mõnus olla, värvime majad ilusamaks, miks seal muusika ei käi. See on palju inimlikum on rääkida linnast tervikuna ja seejärel mõelda, et mis on need tehnoloogiad, mis aitavad seda linna siis arendada ja inimeste jaoks paremaks teha. Aga mida siis, see on üks mõttekaart, kuhu me jõudsime Tartu targa linnana, et mis siis inimeste jaoks on tark linn. Ja hästi oluline aspekt on kaasamine. Ja meile ka rakenduslik antropoloogia keskusesse tihti tulevad firmad või kohalikud omavalitsused, otsustajad, et teeme selle kaasamise ära, nii et nagu inimesed oleksid kaasatud, nad oleks õnnelikud, nad on saanud oma hääle öelda. Aga siin on oluline, et inimesi päriselt kuulatakse. Ja nad teaksid, kuhu pöörduda, kuidas tehnoloogiat ja seda tarkust kasutada selleks, et nad oleksid võrdselt laua taga. Eelmise ettekandes väga mulle jäi kõrva, kuidas me saaksime kaasata inimesi läbi selle, et nad teaksid päriselt, mis nende ümber toimub, mitte ei ole info näiteks kusagil linna kodulehel. Ja ka ühtlasem linnaarendus või veel enam, et tervet piirkonda arendatakse ühtlaselt. Need on inimeste väga olulised sellised kesksed vajadused ja ootused. Aga otse loomulikult tehnoloogia, transport, kõik need on samuti või targa linna osad. Antropoloogina me mõnikord teeme inimestega eksperimente. Paneme nad näiteks, palume bussiga sõita ja vaadata, kuidas nemad siis linna näevad. Ja siin on üks 30-ndates meesterahvas, kes ütles, et täna sõitsime üle pika aja esimest korda bussiga. Lapsena nad on ikka sõitnud, aga viimase 10 aasta jooksul mitte. See oli meeldiv. Läksin bussi, tahtsin 10 eest piletit osta. Bussijuht ütles, et ei saa, et väiksem raha, mis nad vastu võtavad, on 5 eurot. Küsisin siis, et äkki ma saan mobiiliga maksa. Juht ütles, no saab küll ja et bussi akna peal on juhend, kuidas mobiiliga osta. Ja siis läksin sinna, vaatasin, ühe korra piletit ei saagi mobiiliga osta. Ja lõpuks, et leidsin maast 1 eurose või taskust 1 eurose, ikka ei saa, sellepärast, et pilet maksab 1,50. Ja just ka see bussijuhi väljendad, siis bussijuht lihtsalt tal hakkas minust kurb ja ta ütles, et okei, sõida jänest. See on hea näide sellest, kuidas tegelikult need targad bussid Tartus ja Tallinnas, nad on mõeldud nutika kasutaja jaoks. Nad on mõelnud, kuidas saaks mobiiliga maksta, kuidas saaks viipega maksta ja kuidas see päriselus ikkagi ei tööta ja minnakse sellest ringiga mööda. Kuidas käia läbi lihtsalt inimesega need targad teekonnad ja saada aru, et kus ta hätta jääb. Või tihtipeale näiteks siin on näide meie Putukaväila uuringust, mida me tegime siis eelmisel kevadel. Ja üks aspekt Putukaväil tuleb siis läbi Tallinna liiklus või õigemini kergliikluste teede kett. Et ta liigub praktiliselt Hiiu jaamast kuni siis läbi Stroomiranna kuni Telliskivini välja, sinna roheline liikumisala. Ja antropoloogidena siis uurisime, kuidas inimesed seda ala kasutavad, mis on nende mured ja rõõmud. Ja näiteks tuleb välja, et kõige raskem osa selle kogu teekonna juures on siis valgusfoorid. On päris palju selliseid katkestuspunkte, kus roheala või kergliiklustee läheb üle mõne suure tänava, näiteks ehitajate tee või mõne teise sellise liiklustrassi. Ja see on tehtud valgusfoorid, kus me vajutame nuppu, valgusfoor läheb roheliseks ja inimesed saavad üle minna. Tundub väga hea inimestele meeldiv, nutikas, tark lahendus. Aga tihti on nii, et need teed on kaheosalised. Inimene läheb, vajutab nuppu, esimene foor läheb roheliseks, ta läheb tee keskele, teine foor on punane. Ja mida ta teeb? Ta ei jää ootama seal seda järgmist hetke, kui järgmine foor punasest roheliseks läheb, vaid ta varastab. Ta astub teele punase tulega ja läheb üle sellepärast, et liiklust nagunii ei ole. Et kas meil on vaja selliseid foore, kas meil on vaja seda liiklust siis üldse niimoodi reguleerida, kui tegelikult inimesed seda ei kasuta. Ja mis on huvitav, mis jällegi Putukaväila uuringust välja tuli, on see, et linnaruumis tallinlased
liiguvad väga kindlas osas. Tallinna ei tea, kus on Hiiu jaam, kui ta elab näiteks Lasnamäel või Kalamajas. Ja kui ta käib mööda Putukavälja, ta on pidevalt eksinud. Ta ei tea, kus ta linnas täpselt asub, kuhu see tee läheb, kuidas kergliiklustee siis järgmises osas see saab. Ja mitte teadmine, mitte orienteerumine linnaruumis toob kaasa ebaturvalise turvatunde puudumise. Ja üks selline uuringu tulemusi, mis on olnud see, et see ruum vajab viitesid, see ruum vajab inimeste koordineerimist, sellepärast et tundub, et kergliiklustee on väga kergesti kasutatav. Aga täna kasutavad inimesed seda üldjuhul ainult väga piiratud osas, selles osas, mida nad tunnevad, mis neil on kodu lähedane. Ja kui inimene ekslikult satub selle trassi peale, ta on segaduses, mis see üldse on, kuhu see viib, mida ta teeb. Nii et kuidas selles tegelikult turvalises keskkonnas, kuidas inimesi innustada minema natuke kaugemale. Sest me mõnes mõttes ei ole väga palju ikkagi väljas sellest vihmametsas elavast hõimust, kellel on oma territoorium, mille piires ta liigub. Kuidas panna inimesed tänapäeval liikuma natukene kaugemale? Või veel enam turvatundest rääkides, näiteks üks eakas tädi rääkis sellest, kuidas Stroomi metsa ei julge üksinda minna. Et kui midagi tema tervisega juhtub, ta ei tea, kas keegi kutsuks kiirabi. Kuidas sellest linnapildis me saaksime teha niimoodi, et õhtul üksinda pimedas pargis olles inimesed samuti tunneks ennast turvaliseks? Kas selle valuga või selle murega saaks tehnoloogia neile kuidagi appi tulla? Aga ja mis selle uuringu eesmärk või selline tulemus meie poolt oli arendajatel oli siis sellised persoonad, kes täna Putukavälja kasutavad ning kuidas nad seda kasutavad. Ja näiteks siin on kunstihuviline tudeng, kes sõidab linnas renditud ratta või tõukerattaga. Et kuidas tema seda kasutaks? Kuidas ta hea meelega viiks sinna oma linna külastava sõbra või tuttava ja tutvustaks seda osa kui Tallinna visiitkaarti? Või näiteks tema jaoks on väga oluline, et linn oleks mitmekülgne. Et me ei koristaks kõiki lagunevaid maju ära, vaid üritaksime neile anda uue elu või näiteks projatseeriksime midagi nende peale. Paneksime selle keskkonna teistmoodi elama, et see muutuks mitte prügiks, vaid lisa kvaliteediks selles. Või näiteks, kuidas sinna sama tee peale, nagu ka tõesti eelmine ettekõne välja tõi, et kuidas sinna tee peale, kus üks inimene on tõukerattaga kruiisiv kunstitudeng, kes vaatab erinevat nõukogude pärandit ja aktiivne spordiharrastaja, kes tahabki sõita läbi see 30 kilomeetrit ühte ja teistpidi. Kuidas nad mõlemad sinna ära mahuvad? Tee on võib-olla sama lai kui siit seinani. Kuidas me jagame seda teed? Sinna samamoodi peavad lapsevanemad ära mahtuma, erinevas vanuses inimesed, erineva kiirusega inimesed. Kas seda me saaksime kuidagi tehnoloogia abil lahendada? Minu aeg hakkab otsa saama, aga ma tooksin teile 3 põhimõtet, mis on meie uuringutesse kordunud ja mis võib-olla just targa linna arendamisel on hea meeles hoida. Üks on nügimine. Nügimine on meetod, kuidas panna inimesed võib-olla enda teadmata tegema enda jaoks paremaid otsuseid. Ja inimesed tihti näevad, kuidas linnaruum samuti võiks olla selline või kas tehnoloogia linnaruumis võiks olla selline, et ta on peaaegu märkamatu, et ta paneb meid tegema iseenesest paremaid otsuseid. Siin kõrval on tsitaat, mis on tegelikult üsna ebatavaline. Ta räägib sellest, kuidas võiks olla Smart City kontseptsioonis sees, et andmed on avalikud ja seetõttu inimesed, kes on paha peal väljas, me tuvastame nad enne ära, et me oleme kõik nagu solidaarsed, me jagame oma andmeid ja näiteks on vargused või mingisugused
seaduse rikkumised kiiremini äratuntavad või linnaruum oleks meile kõigile turvalisem läbi selle. Aga veel enam nügimine, kuidas näiteks panna inimesed putuka välja liikuma niimoodi, et kõikide jaoks oleks ruumi. Ja see võib-olla on tehnoloogia küsimus, aga veel enam see on tehnoloogia ja inimkäituse ühinemine. Et kuidas tehnoloogiaga soodustada võib-olla seda inimkäitumist, mis on igale sihtrühmale juba olemuslikult omane. Väga oluline on kaasamine, ehk siis, et kogukond oleks kohe selle targa linna arendamise juures, et ta saaks kaasa rääkida, ta saaks katsetada, et ei juhtuks seda sama bussi olukorda, kus on nutikad süsteemid, aga sellele kasutajale ta ikkagi ei toimi. Või siis on, kuidas teha nii, et me Smart Cityst ei räägi ainult kui kesklinnast, vaid tõepoolest, et see kontseptsioon ja tarkus oleks linnast linna ülekantav, et neid samu süsteeme saaks kasutada nii Valgas, Tartus, Pärnus kui Tallinnas. Näiteks siin on hea näide, Dong on Taani elektrifirma ja tema juba aastaid uurib antropoloogide abiga, et kuidas viia inimeste tarbimine, elektritarbimine, mida nad päevasel ajal ei vaja, õhtusse ja öösse. Põhimõtteliselt, kuidas panna inimesed öösel pesu pesema või öösel kogu oma kodumajapidamise akusid täis laadima ja mida saab viia ööks ja mida mitte ja milliste nutikate sõnumitega seda saab teha, et tegelikult me võiksime seda kaasata mis tahes tehnoloogia arendamise puhul. Aga kõige oluline on terviklik lähenemine, et kui inimene mõtleb targast linnast, ta ei mõtle tehnoloogiast. Ja siin ongi, et mulle seostub see linna, kes teeb tarku otsuseid ja see ei puuduta mitte ainult mingit linna investeeringuplaani, vaid see seostub mulle eeskätt kogu keskkonnaga. Ja veel enam, et targal linnal on erinevad kihid. Üks on disainida tarku lahendusi kohalikul tasandil, aga teine on see, kuidas on seotud teiste linnade ja piirkondade Eestis. Nii et kui teie, kes te olete selles pooles, kes arendavad tarku linnasid, kes lahendavad neid uusi tehnoloogiaid, siis ma innustan teid meeles pidama kasutajat. Seda inimest, kes siis tehnoloogia endaga koju kaasa võtab või linnaruumi kaasa võtab ja kõige tähtsam otsus, mine talle lähedale. Võta aega, kuula teda, temaga need teekonnad kaasa ja ole valmis üllatuma. Et mis inspiratsiooni see inimene, eriti kui ta võib-olla on vanaema või väike laps, kuidas tema seda linnaruumi näeb. Nii et head vaimustamist inimestest ja kui mul on küsimusi, siis olen hea meelega valmis vastama praegu või kohvipausi ajal. Daamid ja härrad, Keiu Telve.